Oktoobris toimub Eestis esimest korda Euroopa võitlusspordifestival 2026. Minu kõrval on üks peakorraldajatest Mihkel Mihkelson, kelle igapäevatöö on tegelikult tagada turvalisust, aga selle sündmusega seoses oled sa see mees, kes paneb matšid kokku. Kui palju neid tänaseks koos on? Koos on ikkagi pigem enamik, et võitlusspordis tuleb väga pikalt ette töötada, et üldse midagi siin maastikul toimuma hakkaks. Ma ei välista küll, et võib mõni matš tulla, mis alles paar päeva ennem, mingid muudatused, selline on maastik. No, kirjelda natukene seda protsessi ka, kuidas sa neid matše kokku paned. Tavainimene ei tea, kuidas see käib. Sa ütled, et peab pikalt ette hakkama läbirääkimisi pidama. Ja mida sa siis teed? Mida sa neile lubad? Kui palju sa neile lubad? Kuidas sa vastased leiad? Kellega on kõige keerulisem? No üldiselt, mida tase edasi kõrgemaks, seda keerulisemaks see läheb, sellepärast, et seda rohkem on erinevaid faktoreid, miks mitte mingit matši teha. Minu jaoks on kõige olulisem, et seal oleks lugu. Et see ei oleks lihtsalt, kuidas ma ütlen, meil ei tule sinna kaklema lihtsalt, see on sport ja seal on ka ülimalt oluline, et tekiks mingi lugu, vastasseis ka väljaspool ringi, sõbralik küll alati, aga kõige olulisem on minu pildis see. Oled sa mõelnud maksta ka neile, et nad seda lugu tekitaks seal kaalumisel ja nii edasi? Ma ei ütleks, et see on nagu selline, kõik teavad, asi on show, show'd tuleb teha, igaüks kui palju seda teeb, on tema enda asi. Need, kes teevad seda show'd rohkem, neil saavad ka rohkem kutseid edaspidi ka, eks ta niimoodi käib, aga kindlasti eraldi maksta, et midagi võltsilt luua, see ei ole päris see, et see peab tulema naturaalselt, muidu see ei ole see õige. Kuidas see vastutus sinuni jõudis? Miks te tiimis neljakesi otsustasite, et just sina oled see, kes neid läbirääkimisi peab? Oskad sa siis väga head hinda tingida või oled sa milleski läbirääkimistel teistest nii palju parem? Ma kindlasti seda ei ütleks. Ma arvan, et mu tiimikaaslased saaksid sellega samamoodi hakkama. Lihtsalt kui ma alustasin, olin mina spordimaastikul võib-olla rohkem sees. Ja doing it for the love of the game, nagu selles suhtes, et see sport mulle meeldib ja see kokkupanek on alati huvitav ning igav kindlasti ei hakka. Räägi natukene, mis ootab võitlusspordifestivalil pealinnas inimesi ees, et midagi avadetailsemalt, mida mõnes töötoas õpitakse, millega inimesed siis kasu teist saavad või sellest suurest festivalist? Ma arvan, et tooks näiteks sportlaste väärtuses välja üks, mis on siin Eesti maastikul äärmiselt oluline ja see on iseenda brändi ehitamine. Et selleks, et võitlusspordis läbi lüüa, kahjuks või õnneks tänapäeval ainult ei piisa sellest, et sa oled hea sportlane, aga kui sa mikri taga ei oska ennast väljendada, kui sa ei oska ennast reklaamida, siis selle jaoks ongi meil üks eraldi töötuba selle jaoks, mis aitaks sportlaseid viia nende enda taset veelgi kõrgemale. Ja räägi natukene sellest vaimsest poolest ka. Ma saan aru, et teil on loenguid ka treeningute osas, toitumise osas. Kas saavad nad kuidagi ka inimesena veel, et okei, saavad väga tuntuks või saavad natuke nippe, et kuidas olla kuulsam, aga kuidas inimesena kasvada, kuidas sellega lugu on? Ma ütleks, et nende detailidega võib haridusjuhi poole pöörduda, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et aru saada, et sport ei ole ka ainult see, mis sul siin käed teevad, vaid see on see, mis sul siin toimub, see, mida sa endale suhu pistad, kõik peab balanssis olema ja veidi telgitaguseid ja veidi sisendit me annamegi sellele ka. Ja palun avalda nüüd ikkagi mõned nimed ka, et me juba teame, kes Pärnust Klass 5 ringi astuvad ja lisaks nendele on tulemas eelpäevadele ka veel palju sportlasi. Aga palun ütle nüüd mulle vähemalt miinimum üks nimi, kellele kõik tahavad kaasa elama tulla. Ma võin sellel koha peal öelda, mitte selle, kellega meil on kokkulepe tehtud, sellepärast, et seda ei saa teha, see ei ole lubatud, aga rahvas tahab näha Mihkel Lillepruuni. Mihkel, mulle meeldib su eesnimi, meil on samad eesnimed, tule tee Clashil show'd. Kui me küsisime välja, keda tahaks, tema nimi oli see, kes paistis suurelt välja. No nii, Mihkel, sind oodatakse.